Ja nüüd on mul teid hea mehel paluda siia Tartusse Seppelini keskuse alla Vanni autopesulatesse ja teeme teile selgeks, head autoomanikud, kui tähtis on ikkagi autot hooldada korralike ja kvaliteetsete vahenditega. Me näitame teile läbi 2 saate päris mitut huvitavat katset, nii et saate kindlasti targemaks. Meie ettevõte on tegelenud autopesuteenustega 2006. aastast, kuigi nüüd siin Seppelini all keldris tegutseme umbes aasta. No, ole hea natuke tutvusta, mis põhiteenused teie poolt pakutavad on? No, meil on kõik autopesuteenused, siin seab piiride ukse kõrgus 2,1 meetrit, küll aga sõbrakeskuse juures on meil 2,7 meetrit ukse kõrgus, et saame kaupikuid ka pesta. Tegemist on siiski autopesulaga, kus me pakume kõiki käsipesula teenuste hulka kuuluvaid teenuseid, sealhulgas keemiline puhastus, poleerimine, vahatamine ja nii edasi. No kui tihti peaks autoga käima autopesulas, eelkõige just ma eeldan, et selliseid suuremaid mahukamaid tööd tegemas? No alustame kõige lihtsamast, et autot tasub pesta ikka paar korda kuus vähemalt, muidu sõltub tegelikult hinnangust, et kas meeldib musta või puhta autoga sõita. Aga mis puutub nüüd keemilisse poleerimisse, siis salongi keemilist puhastust jällegi sõltuvalt auto kasutamise harjumustest võiks teha minimaalselt kord aastas. Meie kindlasti ei anna hinnangut odavale kallile autole, sest et me eeldame, et iga auto on tema omanikule kallis, sõltumata aastaarvust. Ja mis nüüd puutub uuematesse vanematesse autodesse, siis iga autoga on mõnus sõita, kui see on puhas ja hooldatud. Et kui nüüd tuua veel sisse see teema, et meil on tänapäeval väga palju autokasutajaid, kõigest rentnikud, siis auto omanik on tegelikult liisingufirma või autokeskus, siis soovitame ikkagi hoida see sõiduk puhtana, et see pärast anda omanikule tagasi. No need inimesed, kes tihti autot kasutavad, on kokku puutunud probleemi kogu autos näiteks juua kõiklaadseid ilusaid karastusjooke ja süüa midagi, siis alati kipuvad need kuhugi autoistme peale pudenema, jättes järgi väga hirmsaid ja robustseid laike, rikkudes auto sisemust. Ja siin sinu kõrval ongi üks auto, kui me vaatame seda kõrvalistuja istet, siis see on selline laiguline, tume ja ilmselt sinna on midagi maha läinud. Ja see iste ongi nagu selline hästi kole praegu, aga juhiiste on ilus, korras, puhas. On siin siis mingisugune vahe tekitatud just tänu teile? Et jah, tõesti, me puhastasime juhi istme täielikult ära ja et saaks võrrelda siis 2 erinevat, üks on siis puhastamine, teine puhastatud. Kõrvalistuja istme peal on hästi näha, et tegemist ei ole tegelikult toidujäägiga, vaid plekke jätavad ka tavalised veetilgad. Et kui mustus on kanga sees ja sinna peale tilgutada lihtsalt puhast vett, siis see paratamatult ebaühtlustab selle mustuse ja jääb järgi laik. Ja siinkohal me pakume klientidele lisaväärtust, et pärast keemilist puhastust kaitsta kangas ka riidekaitsega. Selleks, et asi oleks selgem, me teeme kohe näitliku katse ja siis te näete ise, kui tõhus vahet see tegelikult on. Ma kasutangi veini sellepärast, et veiniplekid on tavaliselt kõige hirmu tekitavamad ja nende eemaldamine on keeruline, aga lihtne võiks olla neist lihtsalt hoiduda. Loomulikult me ei taha öelda, et juhi toolist peaks nüüd veini jooma. Me lihtsalt näitame teile seda niimoodi siin selle koha peal. Annamegi siis veini peale ja tegelikult, mis siin siis ju näha oli, et ta üldse nagu ei hakanudki sinna sisse imenduma, et ta jätab sellised lihtsalt kristallid sinna peale ju. Kui kiiresti nagu toimida, siis jälgi praktiliselt ei jäägi. Jah, nüüd on jõukse kartset. Et ongi nagu kuiv. Kaitse ei ole ainult siis nende tugevate plekkide vastu, et kaitse on ka lihtsalt paakunud mustuse vastu, mis on eriti oluline heleda sisuga autode puhul. Selleks, et oleks asi täiesti selge, oleme siin võtnud ette ühe autoistme. Mis siin selle istme puhul praegu tehtud on? No siin istme puhul on see, et oleme jälle istme puhtaks pesnud ja nüüd töötleme selle riidekaitsega ainult pool istet. Et visuaalselt veel konkreetselt näha, et kuidas asi toimib. Nii, siin on juba kohe näha, et ühele poole peale jäi see vein kohe hakkas sisse imenduma väga hästi kohe näha selle istme kohalt, et kus on töödeldud ja kus töötlemata piir. Nii lapiga puhtaks ja selleks, et oleks veelgi asi selgem, siis sa katad selle koha sellise imuva, sissetõmbuva paberiga veel üle. Ja nüüd näete kohe täpselt, kus
pool on käejälg ja kus ei ole ja see pool siis on töötlemata ja teine pool oli töödeldud. Kutsume kõiki autoomanikke pesulasse ka lihtsalt nõustamisele, et anname hinnangu auto seisundile ja soovitame vastavaid siis teenuseid nende probleemide lahendamiseks. Et iga auto on individuaalne ja hinna pakkumist üldist on raske teha.